Kuidas küll teha vaarika toorjuustu kooki? Ärge muretsege, meie siin Vesipaberstantsias teame kõike. Vähemalt seda, mis puudutab vaarikaid. Jääge meie kanalile! Kõigepealt on vaja varustust ja koostisaineid. Lahti käiv koogivorm 24 cm läbimõõduga, mikser, küpsetuspaber, mõned kausid, munad 3 tükki, Digestive küpsisepuru 200 grammi, kondenspiim 250 grammi, toorjuust 400 grammi, või 50–60 grammi, vaarikad 100 grammi. Mugavama kokkusegamise huvides peaksid koostisosad olema toasoojad. Alustame kõigepealt koogipõhja valmistamisega. Esmalt kaalume välja umbes 50 grammi võid ja paneme selle sulama kas mikroleeneahju või niisama pliidile. Samal ajal kui või sulab, kaalume välja 200 grammi küpsisepuru. Võib osta ka Digestive küpsiseid ja need ära purustada, aga mugavam on kasutada valmis küpsisepuru. Nüüd segame kokku küpsisepuru ja sulatatud või. Paneme koogivormi põhja küpsetuspaberi ja määrime vormi seinad alles jäänud võiga kokku. Valame võiga segatud küpsisepuru vormi ja vajutame tihedalt kinni. Ja paneme koogipõhja mõneks ajaks külmkappi tahenema. Valmistame katte. Kõigepealt võtame toasooja toorjuustu ja segame mikseriga läbi. Siis lisame ükshaaval munad ja vahustame need koos toorjuustuga. Just niiviisi. Muna anuma sisse, mikseriga homogeenseks ja alles siis järgmine muna. Ja kui kõik 3 muna on niiviisi lisatud ja vahustatud, alles siis paneme juurde kondenspiima. Mikserdame kõik korralikult läbi ja kate ongi valmis. Niisiis, meil on külmkapist võetud koogivorm koos hangunud põhjaga, värsked vaarikad ning värskelt kokku segatud kate. Valame poole kattest koogivormi ja sirume seda nõnda, et kiht oleks ühepaksune nii servast kui ka keskelt. Teiseks laome katte peal vaarikad ja lõpuks valame kõige peale alles jäänud poole kattest. Et katte ühtlaselt jaguneks, võib vormi ettevaatlikult loksutada. Isegi kui marjad osaliselt välja jäävad paistma, pole sellest midagi. Kuumutame ahju 175 kraadini ja paneme siis koogiahju.
Küpsetame umbes 40 minutit, kuni täidis on hüübinud ja kook on pealt kuldpruun. Jälgige oma ahju eripära. Kui tundub, et kook hakkab pealt liiga tumedaks minema, aga kate pole veel hüübinud, siis võib ahju temperatuuri vähendada. Igatahes pärast küpsetamist näeb meie kook välja selline. Kenasti kuldpruun ja kerkinud. Kusjuures see kerkimine on ajutine. Kui kook jahtub, vajub see kokku ja isegi mingid kortsud tulevad sisse. Kook peab enne söömist korralikult jahtuma. Alguses toatemperatuuril ja pärast vähemalt tund aega külmkapis. Külmkapis seisnud kook on nüüd valmis. Võtame vormi ümbert ära, tõmbame küpsetuspaberi alt ära ja asetame koogi taldrikule. Kui otsustate oma koogi teistega jagada, siis lõigake see võrdseteks osadeks, et ei tekiks olukorda, kus lapsed karjuvad, et nemad on ülekohtuselt vähe ja teised veel ülekohtusemalt rohkem kooki saanud. Ärge unustage, Vaarika toorjuustu kook on nii hea, et sellised olukorrad on vältimatud. Head isu pole mõtet soovidagi, pigem jätku kooki.